Pille Petersoo on meie külaskäigu eel juba hommikupannkoogitaigna valmis teinud ja nüüd pole muud kui küpsetama asuda. Tegemist pole muidugi mõista tavaliste pannkookidega. Retsepti anname täna ka. Aga üllatav on see, et 11 000-lise retseptiportaali looja ise kord nädalas maha istub ja oma retsepte uurima asub. Teinekord, kui on mingi komponent, et tahaks teha midagi lambalihaga või põldubadega, et siis ma vaatan sealt andmebaasist. Nii saab kogu nädala menüü paika, suurele menüütahvlile kirja ja kogu toidukraam nädalavahetusel ära varutud. Pille on retsepte kogunud 20 aastat, alates sellest, kui ta 1 aasta vahetusõpilasena Taanis õppis. Eestis polnud siis poodides suurt midagi saada. Taanis siis kohtasid esimest korda igasuguseid lahtseid pirukaid või muudselt kiše, lasanjet ja kevadrulle ja igasuguseid põnevaid asju, et siis see kuidagi nagu avas silmad. Ja portaal sai alguse aastal 1998, kui ta 7 aastat Edinburghi ülikoolis õppis, töötas ja doktorikraadi kaitses. Ja peamiselt seetõttu, et perfokaartidel retseptikogu oli tülikas kaasa vedada. Siis sai tasapisi linki sõpradele saadetud ja nii ta levima hakkas. Mõistagi pole Pillegi kaugeltki kõiki retsepte proovinud. Seetõttu ei ole ka kõikide roogade juures fotot. Ja üldse on siin peres nii, et ühte ja sama toitu naljalt mitu korda ei tehta. Jah, me naerame ise ka, et kui mees mõnikord midagi väga-väga kiidab, et siis ma ütlen, ma saime nii ilusa pildi, et enam seda kunagi ei saa, et naudi nüüd. Kuni perenaine toimetab köögis, tegutseb pere toas. Kuigi ka pereisa Kristjan, kes tegutseb investeeringute vallas ettevõtjana, oli enne Pille majja tulekut kirglik kokkaja. Prantsuse köök oli mu lemmik, nii et selle põhjal oli väga palju selliseid retsepte. Ja ka lapsed saavad köögis kätt proovida. Kuidas sa neid küpsisepallikesi tegid? Sa näitad, kuidas sa veeretsid sedasi veeretsid? Aga nagu eelnevast võisite aru saada, ei ole tegelikult Pille põhitegevus hoopiski mitte kokandus, vaid ta on doktorikraadiga sotsioloog, kelle töökoht on Tallinna ülikool. Ehkki praegu on ta väikeste Noora Adeele ja Aksliga kodune. Kuidas akadeemiline taust ja kulinaaria omavahel kokku sobivad? Süüa peab ikka tegema. Et see minu enda arust nad üldse teineteist ei sega. Et mul on nagu tööelu, hetkel ma küll olen lastega kodus, et see sotsioloogia osa on hetkel tagaplaanil. Aga kodust on lihtsalt natuke suurema entusiasmiga süüa võib-olla, kui tavaliselt tehakse. Ja ongi pannkoogid valmis saanud. Ja siin ongi siis tänane hommikusöök. Meil on siin suitsulõhe tilli pannkoogid, sellised pehmed ja kohevad, ja mädarõika sidruni hapukorgaste. Ja kaetav laud on pärit Kristjani vana-vanaisalt. Vana-vanaisa oli suur talupidaja ja paljud asjad on siin sellest talust tegelikult. Nagu see samane laudki. On küll mingi pragu keskel, aga samas see oli sama laud, mis meil oli talus juba 100 aastat vana. Milliseid Eesti roogasid see laud 100 aasta jooksul küll kandnud on? Erinevate rahvaste toite hästi tundev ja rahvustoitude koolitusigi korraldanud Pille leiab, et eestlastel ei ole toiduvallas häbeneda küll mitte midagi. Näiteks New Yorgi toiduhuviliste selline eksootika, et ma korjan metsas ise murakaid, ise jõhvikaid, pohli, metsvaarikaid, et see on asi, mis väga palju maades on ammu kadunud. Ja meil on see täitsa säilinud, see korilus, et see on mujal uuesti trendiks saamas, mis meil on tegelikult polegi ju praktiliselt ära kadunud. Ja see ise sisse tegemine ja hoidistamine sügiseti, et meil on tegelikult väga palju asju, mille üle uhked olla.